Meie Ära karda podcasti 7. episoodis on külas armas laulja ja laulukirjutaja Inger. Inger on meie ette muusikuna jõudnud umbes 2017. aasta sügisest, kui ta osales konkursil Noorte bänd ning jõudis seal ka finaali. Samuti osales ta Eesti Laul 2019 konkursil, kus ka jõudis finaali ja saavutas 6. koha lauluga Coming Home. Samuti osales ta ka Eesti Laul 2020 aastal ning saavutas 8. koha. Kui ma õigesti arvutasin, siis statistiliselt on Ingeril 9 singlit ning 1 EP, mis tuli just selle aasta aprillis välja. Nii, 2019 aastal kutsuti ta ka osalema Ameerikasse, Los Angelesse Mus Expo muusikakonverentsile, kus on varem esinenud Eesti hulgas näiteks Katy Perry, LMFAO ja Jessie J ja paljud teised kuulsad artistid. Samuti on ta valitud rahvusvahelise A&R Worldwide uudiskirjanädala uueks artistiks. Ning lisaks muusikale tegeleb ta ka jalgpalliga juba umbes 6-aastaselt saadik ning treenib lapsi Viimsis. Samuti on Inger esindanud mitmeid noortekoondiseid, olnud suurim väravate lööja mitmes Eesti noorteliigas mänginud ühes Eesti tugevamas naiskonnas FC Flora. Tere, Inger! Tere! Aitäh, et sa saatesse tulid. Kuidas sul läheb? Mul läheb väga hästi. Ma ühe asja ütleksin, et ma tegelikult nüüd olen FC Floras jalgpallitreener. Super, see on väga äge. väike muutus, aga mul läheb väga hästi, väga töiselt, nagu ikka ühel muusikul ja kui ma siin mitme valdkonnaga tegelen, siis ütleme, et tööst puudus ei ole. Väga hea, seda on ainult rõõm kuulda, ma arvan. Aga meil on siin juba tekkinud väikest viisi traditsioon. Me mängime enda saatekülalistega ühte kaardimängu. Ütle nüüd. Mäng on siis iseenesest väga lihtne. Ma võtan mõlemast pakist ühe kaardi, ühe peal on siis täht, teisel on teema, näiteks nimisõna, ja vastava tähega tuleb siis selle teema alla kuuluv sõna öelda. Ja Ire, sa siis aitad mul ette lugeda neid. Jah, ikka aitan. No nii, let's go. Täht on siis meil M ning välismaa näitleja. Ma hakkan nüüd mõtlema, kes need praegu on siin kuulsad näitlejad. On siin vaadatud filme küll siin iga päev, praegu on aega ka natukene vahel siin õhtuti. Ma olen näitlejat, aga äärmiselt halb. Ma ei tea kunagi näitlejate nimesid. M-tähega. Me võime võtta uue teemaga, siis äkki läheb lihtsamalt. Jah, praegu ei tule sellega. No nii, vaatame. Ja siit tuleb kodumasin. Kodumasin. Mikser. Mikser, jah, see oli hea. Aus. Tähevahetus ja meil on... Jälle M oli või? L. L. Ja välismaa laulja. Lady Gaga. Yes, väga äge. Spetsialistid. Nii, meil on O. Ja linn Eestis. Linn Eestis. Otepää. Ja oi, mul juba oli sama. No, see on päris äge mäng. Viimane täht on meil I. Ja teemaks lill. Iiris. Väga hea. Väga hea, aga lähme siis asja juurde. Tunne korra nagu bingomängir. Aga jaa. Hüppame siis sinu juurde ja räägime nooruspõlvest. Ehk siis, kus sai su muusikatee alguse? Oi, sai väga noorena alguse, ma ütleks isegi nagu beebinas. Tegelikult mul perekond tegeleb kõik muusikaga ja siis ütleme, et minu ema on tegelikult mitmel kooli dirigent ja sai tegelikult beebist saadik erinevates siis koorides laulda ja ka instrumenti mängida, et see on tegelikult tulnud üsna varases eas, aga ma pean mainima siin kohal, et mõni aeg, ma arvan, et kui ma olingi selline 4-aastane ja ma lausin sellises kooris nagu Musamari koor, siis ma ütlesin ühel hetkel sellele dirigendile, et mulle ei meeldi laulda, ma ei taha laulda. Ja ma tulin ära sellest koorist. Et ma mingi aeg üldse ei laulnud ja muusika ei tegelenud, sest minu elluga tuli sel hetkel 6-aastaselt jalgpall ja sellega nagu niimoodi pingsalt ei tegelenud, aga kodus on muusika kogu aeg olnud ja traditsioon alati iga jõulud laulda, iga sünnipäev, kohe mitmehäälselt, et see on kuidagi meie perevärk.
väga äge, kõlab nagu perebänd on tulemas. Aga kas muusikakarjäär oli ikkagi nagu, tahaks loota sinu valik, mitte tema oli mingi, nüüd sa hakkad muusikaga tegema? Jaa, täiesti minu valik, et 15-aastaselt tegelikult tekkis see soov oma mõtted ja emotsioonid paberile kirjutada ja kuidagi musikaalselt ennast väljendada ja tekkis ka huvi ise kitarri õppida, et tegelikult ma ei ole niimoodi kitarritundides käinud, ma hakkasin nüüd 2 aastat tagasi alles käima, aga eelkõige ma alustasin ise kitarriga, et vaadake YouTube'ist ja Google'ist igalt poolt leiad neid akorde ja igast cover'id ja asju ja siis läbi nende siis õppisin ja pusisin ja nii kuidagi sündis see ka, et ma saatsin ennast siis lõpuks kitarril nagu oma laule ja siis teiste artistide laule. Et tegelikult ma olen erialalt õppinud 8 aastat löökpille ja trumme ja ka seal kõrval ka üldklaverit, et klaver on olnud ka lihtsalt kaasas. Okei, väga andekas. Ma just tahtsin küsida, et mitut pilli sa oskad, nii et siis 3? Ütleme, et 4, kui ukulele võtta eraldi pillina. Okei, väga äge. Aga sa kirjutadki ise muusikat, mis on väga äge ja austatud oskus. Kuidas alustada laulu kirjutamisega? Oi, see on hea küsimus. Ma arvan, et see on igal artistil erinev. Ja samuti ma ei saa öelda, et mul ka iga kord tuleb samamoodi, vaid vahel tuleb meloodia enne, siis tulevad sõnad, vahel tulevad nad korraga, vahel tulevad sõnad enne või see mõte ja siis tuleb meloodia. Et see väga oleneb sellest päevast ja emotsioonist ja nendest mõtetest, mis on. Et suurem jaolt tuleb niimoodi, et tuleb, kui näiteks, ma ei tea, produtsent teeb sulle mingi põhja valmis, sul on mingi instrumentaalpõhi, siis tuleb mingil määral meloodia, siis tulevad sellised pudisõnad alguses, et nagu beebidki räägivad pudi keeles, ja siis alguses tulevad, mingi paar sõna on seal, võib-olla sellised, mida inimesed saavad aru, ja siis läbi nende sa hakkad siis looma mingit mõtet, mis sul siis peas on või mis sul siis tekkinud on, et jah, kuidagi niimoodi korraga tulevad. Okay. Aga see on pigem niimoodi, et sa istud maha ja on tavai, nüüd ma hakkan kirjutama või see on see, et sa pigem nagu teed midagi ja siis kuskilt nagu tuleb? Jällegi erinev, nagu jällegi oleneb päevast, et ma olen teinud sellist challenge'it iseendale ka, et on 6 aega, eks umbes 30 päeva ja 30 päeva jooksul iga päev kirjutad ühe loo. See tähendab seda, et sa pead ise ennast natuke pushima, vahel ei ole kõige parem päev, vahel ei tule neid mõtteid nii kiiresti, aga see on nagu hea siuke challenge ja nagu selline õppimisprotsess iseendale, et sa saad kuidagi ennast panna proovile, et kuidas ka nendel päevadel või olukordadel luua muusikat isegi, kui seda ei tule, et kust sa leiad neid mingid ideid, kas sa käid kuskil, ma ei tea, vahel käima Pinterestis, vaatan lihtsalt mingid pilte ja proovin sealt ammutada mingid ideid, on ju. Et ja vahel lihtsalt see mõte või emotsioon tuleb ise või siis kuulad kellegi teise artisti muusikat ja siis tekib kohe sealt mingi enda idee sellest, et see oleneb väga päevast ja minu iga laul on täiesti erinevalt kirjutatud ka, et see ei ole alati see üks kindel süsteem või kuidas ma nagu loon, et alati on ikka see väga erinev, aga minu arust see ongi selle võlu, selle protsessi võlu. Vana hea Pinterest. Vana hea Pinterest. Aga sa natuke rääkisid ka, aga mis sind inspireerib nii muusika kui elu juures siis? Nüüd ma saaks öelda ka võib-olla iseenda areng ja protsess iseendani, kuna see on mul nüüd see 2 aastat olnud väga pidev selline teema elus ja protsess, mida ma iseendaga siis nagu tegelen, siis just see ongi, ma arvan, see, mis mind kõige rohkem kuidagi inspireerib, et kuidas inimese areng, sinu enda areng ühest punktist teise punkti ja siis tegelikult ju meil, ütleme nii, et see areng on eluaegne, eks sa ei saa kunagi öelda, et nüüd on see lõpp, et alati me jälle kukume ja tõuseme, et see on nagu põnev protsess, et üks on see, teine aspekt kindlasti inimesed minu ümber, et vahel istud lihtsalt kuskil, ma ei tea, Lux Expressi bussis ja sa lihtsalt jääd ühte inimest vaatama, mõtled, mis ta küll mõtleb, kui ta näiteks mingit tegevust teeb, et ma jään kuidagi võib-olla imetlema ja vaatama inimesi ümberringi,
Võib-olla ise ma vahel alguses ei mõtle selle peale, et ma päriselt vaatan, aga siis ühel hetkel alateadvuseks mõtlema, et ma päriselt hakkan vaatama, jah, ma päriselt mõtlen selle peale. Et ka see, mida inimeste ümberringi teevad või ütlevad või see olek. Ja kindlasti loodus, et mulle meeldib väga looduses kõndida ja nagu aega maha võtta, kui selleks on võimalus, et see on hea selline rahupaik. Jah, väga ilusad mõtted, aitäh. Aga kui sul oli ka see 30 päeva laulu kirjutamise nii-öelda challenge kui selline, et mis sind motiveerib, kui sul motivatsiooni üldse ei ole? Kas sa siis lähedki loodusesse või teed midagi muud? Jaa, selles mõttes, et mingil määral ei saa pushida, kui tõesti ei tule. Et siis tuleb võtta korraks sel päeval nagu aeg maha, teha midagi muud. Mulle meeldib käia näiteks jõusaalis. Ma just olin ka jõusaalist, väga äge oli. Et kuidagi see on ka mingi iseenda protsess ja areng, et sa kuidagi lähed sinna, sul on oma hetk, oma selline nagu ruum, kus sa oled, et sa teed seda nagu iseenda jaoks, mitte kellegi teise iseenda. Sa tuled sellest nii-öelda siis ruumist ära ja nüüd saad minna järgmisse ruumi ja seal ammutada mõtteid, ideid. Ja tegelikult mul vahel tekib nii, et ma olen jõusaalis ja siis tekib juba seal ideid, sest et sa oled täiesti teises keskkonnas, sa teed midagi sellist füüsilist ja vahel ma võtan just oma mingi voice memo ja lihtsalt laulan sinna vaikselt sisse, et see on päris nagu pull, et ägedaid momente on sellega tekkinud, et kui päriselt ei tule muusikat, siis tuleb kuskilt täiesti muust keskkonnast, kus sa võib-olla ei pruugi arvata, et see tuleb. Et ma arvan, see ongi see nagu äge nagu moment. Me jääme siis Ingeri jõusaali singleid ootama. Aga igal inimesel on midagi, millest on hästi hea ja midagi, millest ta võib-olla nii hea ei ole. Mis sinu siuksed asjad võiks olla, milles sa oled hea ja milles võib-olla mitte nii hea? Milles ma olen hea? Peale laulu kirjutamises siis ilmselgelt. Ma arvan, ma olen hea kuulaja. Mulle meeldib kuulata inimesi. Mulle meeldib, kui inimesed jagavad enda mõtteid ja ideid ja see on jällegi mingi asi, mis mind inspireerib. Milles ma võib-olla nagu siis tegevustes hea olen. Mulle meeldib väga lastega töötada. See ongi see, miks mul on nagu treeneritöö ja tegelikult ma sain siin 2 kuud enne suve tunda ka muusikaõpetaja ametit ja pluss ma olen veel 10 õpilase ukuleleõpetaja. Et neid lastega või noortega töötamisi on palju ja ma olen väga tänulik sellele, sest ma saan aru, et see mingi pisik, ma arvan, et see natuke mu emalt saadud, kuna tema on ka muusikaõpetaja ja väga palju noortega tegeleb, et ma kuidagi suudan suhestuda nendega. Ja kuidagi tekitada seda sidet, mida võib-olla iga inimene ei suuda teha, et see ongi võib-olla mingi valdkond, mis on ka kuidagi minu kutsumus mingil määral seesmiselt, et just see noortega töötamine, et motiveerida, innustada, inspireerida neid tegemas seda, milles nad head on või milles nad tunnevad ennast hästi ja või milles neil on huvi, et minu arust see on ilus aspekt anda midagi endast noortematele. Et ma arvan, et see on üks asi. Ja mulle meeldib väga surfata lainetel. Ma olen sellest paremaks saanud. Mulle meeldib, et see protsess mul endal ka. Et ma arvan, et see on ka mingi asi, milles ma saan öelda, et ma olen hea. Et see on mingi äge hobi, mille ma olen nüüd ka siin 1,5 aastaga endale siis loonud. Aga milles ma ei ole nii hea? Midagi, milles sul on arenemisruumi. Kannatlikkus. Ma arvan, seda on päris paljudel veel nagu õppida ja tunda ja kogeda. See on läinud paremaks kindlasti, aga eks ikka, kui unistad suurelt, siis vahel tekib see olukord, et millal siis, et mõtteid ja unistusi on palju, aga see kannatlikkus on see, mida võib-olla on vaja veel õppida ja kogeda, et mõistada, et asjad ei tule lihtsalt alati sulle peopesa peale, et vahel peabki töötama ja lihtsalt võib-olla see aeg muudab neid asju ja aeg avab mingid uksed.
et eks ka ise peab selle jaoks tegema, ma arvan, mingeid samme, et paneme ise mõned uksed kinni, et teised avaneksid. Ja ma arvan, see on mulle praegu hästi palju elu õpetanud ja näidanud, et aga sellega on jah vaja veel tööd teha. Ja ma tean omast käest seda. Väga aus. Aga kui me oleme juba siin sügavamal lainel natuke, siis mida on muusika sulle andnud? Oi, ma olen tõesti väga sügaval nüüd läinud. Tiip küsimus. Väga tiip. Mis ta on mulle andnud? Ütleme niimoodi, et ma olen olnud oma elus päris mustades aukudes ja ma arvan, tegelikult ma ei saa rääkida, et ma olen ainuke inimene, ma arvan, me kõik oleme tundnud neid madal hetki elus. Aga lihtsalt oma nagu perspektiivist rääkida, et olen olnud ja ma arvan, et muusika on olnud see, mis on mind kõige rohkem aidanud nendel hetkedel. Et ma arvan, et kui ma 15-aastaselt alustasin, siis see oli see ainuke aspekt, mis mind reaalselt aitas. See, et ma sain mingid emotsioonid panna kirja ja laulda seda välja, nii emotsionaalselt nuttes kui ka võib-olla rõõmupisarates, mis iganes, et see kuidagi aitas minu emotsioone välja elada, mida ma võib-olla tol hetkel kõige rohkem ei osanud, sellepärast et teades ennast 15-aastaselt, siis olin suhteliselt kinnine ja introvertne inimene, ehk siis see, kuhu ma olen jõudnud nüüd, et ma olen õppinud olema ekstravertne, see on kõik, ma arvan, see läbi selle muusika ja loomingu nagu aidanud siia, et selle üle ma olen väga tänulik, et ma leidsin selle tee uuesti muusika juurde, sest et see, ma arvan, see on üks parimaid selliseid vahendeid või üldse loominguline tegevus, on see siis tantsimine, muusika, mis iganes, ma arvan, see on üks väga hea viis, kuidas jõuda ise endale lähemale ja saada aru oma emotsioonidest ja endast. Et ma arvan, see ongi see. Selge, ma võtan selle vastuse. Aga kui sa peaksid, sa mainisid, et 15. eluaasta oli selline keeruline. Kui sa peaksid umbes selles vanuses ise endale mingit nõu andma, siis mis sa tagantjärgi väiksele Ingerile ütleksid? Olla rohkem julgem näidata ise ennast sellisena, kes ma tegelikult tundsin ja olin. Et ma arvan, et ma suurem jaolt istusin kuskil nurgas ja ei julenud väga näidata ennast, enda nagu seda authentic või seda nagu ehedat mina. Et eks ikka see on see, ma arvan, vanus ka, kui sa tahad sulanduda hästi palju, et see kõik need grupid ja kõik see, mis ka hetkel praegu toimub sellises vanuses, et tekivad mingid grupeeringud ja mingid omad sõbrad ja kes siis jääb sellest grupist välja, kes tahab väga sinna gruppi sulanduda ja saada, et sa oled valmis tegema kõik selle jaoks, et sinna gruppi sulanduda või olla popular kid. Et ma saan öelda, et ma ei olnud populaarne. Gümnaasiumis tekkis see olukord lihtsalt, et kui Eesti Laul ja kõik see, mis sellega kaasnes, siis muidugi elu muutus väga kontrastiliselt. Aga ma saan öelda, et jah, et ma pigem mingites olukordades võib-olla tundsingi just selle noorena, kes jäi mingitest asjast välja ja kes pidi nagu näitama, et näe, ma olen ka siin või ma tahan ka sulanduda või ma olen valmis muutma ennast teie pärast. Kuni ma arvan, et kui see muusika tuli ja väga paljud asjad nagu mu ellu tulid, siis ta mingil määral nagu flippis mu sees selles osas, et sain aru, et aga keda ma lollitan, et ma ikkagi ju tahan püüda olla nagu mina ise. Aga jah, ma arvan see, et olla julgem, olla mina ise ja ma soovitan seda ka kõigil nendel, kes on praegu selles varajases teenageri nagu hetkes, et ma tean, kui raske on vahel oma emotsioone näidata või olla üldse nagu sina ise, aga ma arvan, et see on kõige parem viis, sest et just nii sa tegelikult saad tunda, et
sa oled sina, mitte keegi teine, et sa ei proovi olla keegi teine. Jah, ma arvan, me nõustume ka sellega. Nii, aga hüppame nooruspõlvest nüüd su muusikasse. Ehk siis, nagu sai mainitud, siis sul on 9 singlit. EP tuli välja nüüd aprillis. Ja issand, ma ei ole isegi ise tugema, aga see on nii hea, et sa loed, nagu siis ma olen ise ka mingi, päris hea. Ja su EP nimi oli Higher Self, 5 laulu oli seal. Ja see erineb küllaltki sinu eelnevast loomikust siis. Kuidas sa kirjeldaksid seda albumit näiteks ühe lausega? Ma jõudsingi kõrgema minani. Arvan, et see on kõige lihtsam, kuidas seda öelda, et see oli minu võib-olla selline teine mingil määral allakäik elus, kus oli vaja jälle astuda ülespoole. Ja esimest korda, kus ma päriselt tegelesin iseenda ja enda emotsioonidega. Ja sellepärast ta nagu erinebki, et see ei ole lihtsalt üks album, vaid see on retk minu 0 punktist minu siis kõrgema minani. Ja no ütleme, et ma olen hästi õnnelik, et see album välja sai või need loomingud, mis seal on, need välja said, sest et ma tunnen, et ma olen oma elus teinud selle sammu nüüd, et näidata ka oma kuulajatele või inimestele, kes on kuulanud seda albumit või kes veel ei ole. Ta näitab seda, et see ongi see retk või see on see, et kuidas ma jagan oma retke nende inimestega. See ongi see, et sa paned sellest esimesest laulust peale ja sa kuuled kuni selle 5. lauluni ja sa kuuled seda sõnumit, mis ma siis ütlengi, kus kohas ma päriselt olin ja mis ma tundsin, mida ma ei ole võib-olla varem avalikult näidanud just siis, kui Eesti Laul oli, sest et kui tuleb see esimene selline pauk, et inimesed teavad sind, sa ei oska kuidagi käituda ja ma ei osanudki ja ma arvan, et mingil määral minus ka oli sellist võib-olla fakeness'i või nagu ma püüdsin nii väga olla selline people pleaser ja inimestel mingi, et jaa, näete, kes ma olen ja kollased sokid ja see oligi see imago, mis ma lõin endast, aga ma võib-olla tol hetkel ei teadnud täielikult, kes ma tegelikult olen, kuni siis elu tõi mingi pöörde ja kõik see COVID ja kõik, mis siin nagu toimus, pani mind mõtlema rohkem selle peale, kes ma tegelikult olen. Ja siis selle kõik, mis ma siis läbi kogesin, ma suutsin siis sinna albumisse panna ja ma olen nagu selle üle väga õnnelik. Nii et ma soovitan kõigil seda kuulata, kes kuulanud veel ei ole, sest et võib-olla ka see kuulaja suhestub mingi lauluga sealt või mingi mõttega või mingi emotsiooniga, mis sai sinna siis sünnitatud nii-öelda. Ma küsin kiire lisaküsimus, et kas su albumit peaks kuulama otsast peale või shuffle'is? Okay. Yes. Selge. Kust sa inspiratsiooni said? Iseendast ja iseenda katsumustest elus ja ka inimestest, kes minu ellu tulid ja õppetunde andsid. Et ma arvan, et ma olen 2 aastaga avanud palju rohkem silmad nii ühiskonnale, iseendale, aga kõigele muule, mis siin nagu ümberringi toimub. Ja see on täiesti teine teema, mis oli varem. Et kui sul on mingil hetkel on klapid peas, sa ei näe mitte midagi ja ühel hetkel, kui sa jõuad kuskile, kus ei ole võib-olla kõige ilusam sinu jaoks ja siis sa võtad need klapid peas, siis sa saad aru tegelikult, mis toimub ja nagu see on kõige ägedam avastamine üldse, see protsess. Et ma saangi öelda, et see minu enda protsess, kus ma suutsin ühel hetkel need silmaklapid vaikselt peast ära võtta. Kus ühe lausega saaksid selle albumi kirjeldada, siis mis see lause oleks? Ühe lausega? Kokku võtta selle kuidagi. See on üks ilus ja valus retk, aga lõpp on väga õnnelik. Ja kui nüüd natuke veel seda teemat avada, siis sul oli väga äge intervjuu Anu Velbaga, kus sa natuke avaldasid, nagu sa ise ka mainisid, tagamaid
et see album sai alguse siis tänu enese leidmisele ja rasketest aegadest. Kas sa tahad natuke jagada, mis juhtus? Mis juhtus? No üks asi, mis juhtus, oli, ma arvan, meil kõigil see COVID. Me jäime seinte vahele ja tegelikult on väga raske ja siis tekkis see, et okei, nüüd ma olen oma emotsioonidega üksi. Mul oli, kuna ma käin ka Tallinna Ülikoolis, siis mul olid Zoomi tunnid ja ütleme, et see ei olnud väga fun, et nagu selles ei olnud näpud püsti, ei olnud nagu äge, et sa ärkad üles, saad ikka seal nende seinte vahel, saad ikka seal seinte vahel ja siis sa jäädki terve aeg sinna seinte vahele. Ja tegelikult mul oli elus, mul oli lahkuminek ja ühest väga võib-olla olulist inimest tol hetkel. Ja eks neid olukordi ikka tekib elus ja ma ei ole seda varem niimoodi võib-olla avanud seda kaarti ja kindlasti ma ei ava selle inimese nime, sest et nii on kõige nii-öelda, ma respekteerin seda inimest väga kõrgelt ja kindlasti oli minu elus üks väga oluline osa. Ja eks ikka see esimene armastus on see kõige üks valusamaid ja eks ta annab õppetunde. Ja ma ei olnud varem midagi sellist tundnud oma elus. Ja ma arvan, et see oli väga vajalik ja oluline, ma tegelikult olen selle inimesele väga tänulik, et asjad läksid nii. Sest kui ei oleks nii läinud, siis ma ei oleks siin täna ja ma ei oleks siin sellise inimesena. Et ma olen väga õnnelik, et mõned asjad pidid juhtuma elus, et aru saada sellest, kus mina olen iseendaga, oma emotsioonidega, oma mingite võib-olla kas või lapsepõlve traumadega, sest meil kõigil on neid, et võtta aega nendega tegeleda ja päriselt vaadata otsa iseendale, mis on vahel ülikeeruline, aga et päriselt vaadata ja aidata iseennast sel hetkel ja tõusta püsti ja saada aru, et see ei ole elu lõpp, sest et sa lihtsalt pead suutma ütlema sellele inimesele aitäh, et su mu elus olid ja ma lasen su minna uutele hetkedele, sest me kõik elame oma elu, oma retk on meil kõigil, me ei saa kedagi kinni hoida. Et ma arvan, et see võlu selles, et lasta lahti ja mõista seda, et sina oled kõige olulisem ja väärtustada iseennast, kes sina oled, siis ma arvan, et see on see, kuidas see kõik nagu juhtus, toimus ja jõudis ka oma mingile tulemuseni. Et ma olen sellele protsessile nüüd väga tänulik, sest ma olen nüüd aru saanud asjadest rohkem, kui ma olen selle iseenda emotsioonide ja mõtetega tegelenud. Ja ma arvan, et see on ka see üks aspekt, mis ka siis inspireeris seda Higher Self albumit. Aitäh, et sa jagasid. Ja ma arvan, et on hästi oluline tagantjärgi analüüsida mingeid olukordasid, et saada kuidagi seda perspektiivi, sest võib-olla hetke emotsioonid ei ole just meie kõige paremad sõbrad. Aga minnes natuke positiivsemal noodil edasi, siis kus suunas uus Inger liigub? Oi, tead, see on nii äge. Mul on vaja siuke tunne, et mulle meeldivad muutused. See on uskumatu. Ma olen nagu leidnud selle, et kunagi ma mingi ma veits kardan muutusi, mis siis saab, kui ma teen sükselükke või mis siis saab, kui ma teen sükselükke. Nüüd ma lihtsalt olen mingi, teate, teeks sellise lükke, läheks prooviks näiteks, ma ei tea, muusikaõpetaja ametit veits kauem või ma ei tea, teeme siin selle baka ära Tallinna Ülikoolis, läheks äkki kohe teeks mingi magistri ka või siin mõtted muusika vallas, et millal anda uut albumit ja juba uue muusika nii-öelda tegelen. Ja tegelikult see muutused on nii ägedad, ma nagu aru saanud. Aga aina selles mõttes me liigume ülespoole ja oma unistuste poole ja selle poole, et näidata ühel hetkel maailmale, kes olen mina ja mis on see muusika, mis minu sees tuleb. Sest et see on minu unistus nagu päriselt jagada maailmaga seda, mis minu sees on, sest seda on nii palju. Ja ma arvan, et see
on väärt ka rohkemate kuulajate kõrvadesse kui ainult võib-olla Eesti. Et jah, sinnapoole ma vaikselt liigun. Väga hea, väga hea. Kas on ka mingi žanr võib-olla, mida sa tahaksid veel puudutada või kuhu sa nagu liigud oma muusikas või proovid kõik läbi? Tead, ei, praegu on täiega let's go. Heavy metal. Selles mõttes, et me ikkagi jääme pop-valdkonda, aga ma võib-olla jah, siin ongi minu pop-valdkond võib-olla erineb sellest mainstreamist sellest, et mulle meeldib siia poppi tuua nii erinevaid žanreid, natuke R&B, natuke souli, natuke džässi, et nagu ta on veits siuke nagu kartulipuder või kompott, aga nagu lihtsalt see peab olema elamus. See on muusika, ei saa olla lihtsalt, et okei, teeme ühest taktist ühe taktini või et siin peab olema see, muidu see muusika ei toimi, muusika toimub alati, kui see tuleb siit seest. Lihtsalt ma panen kõik alati välja nii, nagu see tuleb. Et ma arvan, see on kõige ehedam viis, kuidas muusikat teha ja mulle meeldib katsetada erinevaid asju ja kuulata, mis maailmas nii-öelda artistid teevad ja see näge. No ma toon nii nagu näite lihtsalt üliägedast artistist, kes on mitme aastaga arenenud, on Harry Styles. No ulmevend, uskumatu, aga I love it, sest et see inimene oli One Directionis ja ma arvasin, et näpud püsti tol hetkel, sest mulle väga meeldis One Direction. et see oligi üliäge, mis ta tegi, aga see, milleks ta on nüüd sündinud või kasvanud, see on äge. See näitab, kui palju tegelikult muusikud arenevad selle poole, et ma tahan teha muusikat, mul ei olene, kas see on, ma ei tea, nagu iga mainstream pop või nagu, et see on üks ja sama tiks ja nii edasi, et ma lihtsalt panen midagi, mis mu seest tuleb ja see ongi see, mis mind inspireerib. See, et sa lihtsalt võtad oma hinge ja sa lihtsalt lased ta välja. Täpselt sellisel kujul, nagu sa nagu tunned. Ja nii mulle meeldib muusikat teha ja sellepärast mul on hetkel selline, saan katsetada ja proovida ja see kõik ongi väga äge. On sul enda lugude seas mõni lemmik laps ka? Nüüd, mis välja on tulnud? Jaa, Golden Heart, minu uuest albumist, tõesti. Ma isegi lasin tatoveerida selle sõna, sest et mulle siia südame juurde, sest ma tõesti tunnen, et see oli ka sellel retkel see aeg, kus ma kuidagi leidsin selle iseenda väärtustamise. Ja mulle lihtsalt see kuidagi on nii happy-go-lucky song ja kuidagi suhestub minuga hästi palju. Aga mulle meeldib teised ka. Lihtsalt ta on jah kuidagi siuke nunnu. Ja, see on tõesti hea lugu. Mul on playlistis olemas Wow, nii äge. Nii, aga kui me räägime enese leidmisest, siis kuidas ennast leida? Paljud noored kindlasti on kimbatuses hetkel, on nad 15-aastased, on nad 20-sed, mis iganes. Me kogu aeg otsime ennast. Mis on sinu võib-olla sellised praktilised võtmed, mitte praktilised võtmed, kuidas just ennast leida? Sellel on mitu viisi ja ma olen ka neid erinevaid viise proovinud. Üks on kindlasti see looduses käimine, oma mõtete kogumine just selles keskkonnas või mulle väga meeldivad ka veekogud, et sa lihtsalt kuulad seda veekohinat ja minu arust see on hästi rahu tekitaja. Ja kuidagi lülitad siis tol hetkel välja sellest, mis sind siis, ma ei tea, kimbutab või mis ongi raske su elus. Aga suuremalt ma olen tegelenud nüüd meditatsiooniga, et on see siis kuskil YouTube'is, keegi juhib sind ise. Sellega ma alustasin, sest et väga raske on kohati alustada täiesti niimoodi, et sul ongi vaikus või sul on mingi meditatsiooni laul ja siis püüad siis nagu hingamisteega ennal seda rahu tekitada, et võib-olla esmakorras ongi võib-olla hea selle nii-öelda juhituva võtta, et see mingi inimene räägib seal, kuidas hingata, mida mõelda, kuhu oma mõtted nagu viia. Aga siis ühel hetkel, kui sa tunned, et võib-olla
seda juhtivat ei ole enam vaja, et siis ongi lihtsalt kas laul või ongi täiesti vaikus ja hingamisharjutused, et hinged sügavalt sisse ja välja ja niimoodi teed mitu korda ja siis pane endale mingi mõte, et ma mõtlen nüüd, ma ei tea, kuidas mu keha vabastab sellest kõigest, mis mul sees on. Et sa põhimõtteliselt vabastad enda lihased ja kõik, mis su nagu sees toimub, sest et mis me teeme selle stressi ja kõige selle olukorra või raske olukorraga, tõmbame ennast pingesse. Ja sellepärast me tekivadki kõik probleemid, on see siis, ma ei tea, lihasprobleemid või on see mingid terviseprobleemid, sellepärast, et me tõmbame ennast täiesti nagu kinni seest. Et just see meditatsioon või need hingamisharjutused ongi need, kuidas vabastada iseennast ja viia oma mõtted kuskile mujale või siis, mina olen ka võib-olla läinud selle meditatsiooniga natukene sügavamale, et just tegeledagi oma traumadega või just nagu minnagi sinna võib-olla valupunkti ja siis leida sealt selle, et kust see kõik tulnud on. Sest et me kõik, mida me siin ümberringi teeme või kuidas me käitume või oleme, see kõik tuleb kuskilt. See tuleb meil kas kodust või kuskilt veel minevikust või ma ei tea isegi võib-olla eelmisest elust, kes teab, on ju. Aga et sellega kuidagi tegeleda, et siis mina olengi nagu läinud selle meditatsiooni või sellise rännaku tee peale, et ma lihtsalt oma mõtete ja hingamisega siis lähen enda kehast natukene välja ja tegelen sellega. Et see on esmakorral, see tundub üliraske, issand, okei, hingame ja mis me teeme siis siin, aga tegelikult, ütleme, et see läheb lihtsamaks, kui sellega tegeleda. Et mina tegelen sellega iga hommik ja õhtu. Et see on minu justkui selline igapäevane siis tegevus, mis siis aitab mind vabastada kõik sellest, mis mul ühes päevas siis nagu toimub. Et ja vabalt võib panna mingi küünla põlema või viiruki, et sul tekib see mingi aroom seal, et lihtsalt seda atmosfääri luua võib-olla veel rohkem. Harjutamine teeb meistriks, ma arvan, siinkohal. Absoluutselt. Aga sa oled olnud peale seda, kui sa siis Eesti Laulul osalesid, siis sa oled olnud tegelikult avaliku tähelepanu all. Kuidas sa tuled toime selle kriitikaga või sa oled saanud päris korralikult kriitikat ka? Jaa. Kuidas sa toime tuled sellega? Loed sa neid kommentaare, mida sa nendega teed? Kunagi ma lugesin küll, jah. Absoluutselt, ma arvan, et igal inimesel on natuke huvi, et mis keegi minust arvab, tahaks täiega teada. Ja eks ikka tekib see kiusatus teada, mida inimesed sinust arvavad. Aga ütleme, et siis Eesti Laulu ajal oli see päris keeruline, see andis ikka suhteliselt suure paugu mulle just see, kuhu need kommentaarid läksid, et või mis nagu valdkonda, et kõik minu elus on väga pingsalt olnud sooteema väga üleval, et ühel hetkel sa lihtsalt pääsid ära, ma ütlen ausalt, see ei ole enam minu jaoks mingi teema. Ma olen nii palju rääkinud nagu avalikult välja, kui palju ma olen ja eks see minu enda, ma tean, et see minu enda nagu otsus, kui palju ma räägin seda ja kui palju ma avaldan seda ja millal ma avaldan seda, et eks ma iga korraga avanen ühiskonnale ennast rohkem, sest et Eestis vaadatakse võib-olla minusuguseid, see on veel tabu teema mingil määral ja see tegelikult muutub veel selline tolerantsemaks, sest et meil tuleb peale generatsioon, kes tolereerib seda kõike. Aga jah, ma olen pidanud seda kõike nagu nägema, neid kommentaare, kuidas see mind tundma on pannud, eks algushetkedel ikka oli valus ja raske, aga mida aeg edasi sa saad aru, et see on lihtsalt ühe inimese arvamus. Ja ma pigem tänan neid, et nad oma arvamust avaldavad, et mul enam ei ole selles mõttes mitte midagi selle vastu, et see lihtsalt, ma pean sellega leppima, see käib minu eluga kaasas. Ja nagu keskenduma iseendale, et
lõpuks elan mina oma kehas ise oma elu, et nemad ei saa mulle mitte midagi öelda või mind panna otsustama mingitel asjadel, et seda teen ma ikkagi ise. Aga noh, eks see intrigeeriv on kohati, mul on selline tunne, et inimestel on vahel põnevust tekitab see, kes ma olen, mitte see, mis muusikat ma teen. Et tegelikult sa saad minust ka rohkem teada, kui sa kuuled mu muusikat. Et sellist oleneb sellest, mis inimene sa oled ja kuidas sa võib-olla asjale otsa vaatad. Aga jah, eks sellega peab leppima, see on minu elu ja mul ei ole nagu pahameelt nende inimeste vastu. Lihtsalt võib-olla need inimesed ei ole ise seal kohas iseendaga, kus nad tunneksid ennast õnnelikuna, sest et mul on kõik väga hästi. Täpselt nii. On sul olnud ka olukordasid, kus sa tahad päriselt öelda inimesele, et see ei ole sinu asi? Eks ikka on, jaa. Nüüd, kui ma olen alustanud natuke siin TikToki maaniga ka, ütleme, et see on päris huvitav, nagu tunnen kohati ennast, nagu ma oleks vana inimene, ma tean, ma tegelikult ei ole veel, aga lihtsalt see TikTok on minu jaoks ikkagi natukese, et kui ma ise pean seda tegema, mis ma mingi, wow, okay, I feel so old school, vaata, et nagu, et ma olen ikka harjunud Facebooki, Instagrami ja sükst asjad. Aga siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma proovin värki ja eks seal ikka on tulnud mingid sükst asju, et ma vahel mõtlen, et oota, mis asja, et aga ma ei reageeri endale asjadele, sest et see on täpselt samamoodi, et ma lasen sellel asjal minna. Ma mäletan isegi, et Eesti Laul oli üks olukord, reaalne olukord, kus mulle tundi kaameraga järsult näkku. Ma mäletan, ma andsin tol hetkel, siis oli selline paus, andsin autogrammi, tegin pilti ja lihtsalt tuldi minu ette kaamera ja mikrofoniga ja siis öeldi, et kuule, et Eesti rahvas pole ikka veel aru saanud, kes sa oled. Ja siis ma mõtlesin, et oota. Ja ma nägin, kuidas üks minu siis kuulajatest seal, kes ootas samal hetkel pilti minuga teha. Kes sellest raputas pead ja mõtles, mis just nagu toimub, mis juhtus. Et neid olukordi on ikka nagu toimunud ja olnud, aga ma ikkagi nüüd nagu naeran nende peale, sest et see on nagu huvitav viis, kuidas inimesed vahel tulevad ja ütlevad mingid asju. Et ühelt poolt väga tore, et oled otsekohane ja tuled, mitte ei räägi selja taga, aga selles mõttes, et eks sa peab kukalt kratsima kohati, sest et see on selle inimese enda kala mingil määral. Et ma teen siiski muusikat ja ma ikkagi pean ennast muusikuks eelkõige, kui ma hakkan siin defineerima, mis ma või kes ma olen. Et ma arvan, et see aeg jääb siis, kui see aeg on valmis või see aeg on käes. Kui ma olen valmis rääkima sellistest asjadest meedias või üldse kuidagi avama veel mingeid kaarte enda sees, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et ma olen muusik. Ja mulle meeldib teha muusikat ja võtke mind kui hinge, kes lihtsalt naudib ja armastab teha seda, milleks ma olen loodud. Absoluutselt. Korra alguses mainisime ka kollased sokid. Mis värk nendega oli? Kas oli mingi brändingu teema või kust see tuli? Ma ei tea, kust see tuli. See reaalselt tuli mingi aeg. See on hea küsimus, kuidas see tuli. Sest et kuskilt see kollaste sokkide inspiratsioon tekkis ja siis ma mõtlesin, et kui äge, kui ma igal pool kannan kollast sokke. Ja mul reaalselt oli nagu 10 paar, neid oli. Mul ikkagi terve sahtel oli ikka neid täis, on ju. Et erinevad shade'id, milline kollane, natuke võib-olla oranž, natuke päris ütleme, et seda oli täiega. Ma ei tea, ma nüüd vaatan, et see on nagu siuke fun aeg, et justkui see kollane oli mingi, lõpuks muutuski mingi brändingu teemaks. Siis ma jällest mõtlesingi, et äkki peaks tegema mingi Ingeri kollased sokid ja värki. Aga mida aega edasi, siis ma sain aru kuidagi, et ka tahaks tegelikult ühel päeval valgeid sokke kanda ja tahaks tegelikult mingid muid sokke ka kanda. Ja siis ma mäletan, et keegi kommenteeris minu postitusele, kus muid valged sokid, kommenteeris, et Inger, kus on kollased sokid? Ja siis ma sain aru, et
pekki, see ongi nüüd nagu minu teema, no ma peangi igal pool kollaseid sokki kandma. Et ma arvan, ma lihtsalt kasvasin sellest mõttest välja, et mitte ma ei paneks nagu täielikult ust kinni, et ma kunagi kollaseid sokki kanna, võib-olla mul vahel tuleb see tunne, et tahaks täna kollaseid sokki kanda, aga ja nüüd ei ole nii võib-olla brändi teema, nagu ta mul oli Eesti Laulu ajal, aga mul see tunne, et see toimis Eesti Laulu ajal, et ta andis mingi toreda aspekti juurde, kuidas inimesed siis võib-olla mind teadsid, mille siis kaudu, et tal on nii kollased sokid ja ukulele. Ühesõnaga, kui muidu inimestel on nagu mustade sokkide sahtel, siis Ingeril oli kollaste sokkide. Absoluutselt. See oli eraldi sahtel. Väga hea, saime selle uudishimu täidetud nüüd, ma arvan. Aga hüppame teemale Eurovisioon. Oled osalenud Eesti Laulul 2 korda, nagu sai intros mainitud. Kas võime sind näha ka kunagi Eurovisioonil? Oi, jaa, palun. Või noh, ütleme nii, et see on üks minu suurim soov, et Eestit esindada. Et see on üks ütleme, et ma arvan, et see on üks väga suur ja au teema minu jaoks, et kuna ma inglise keeles hetkel kirjutan muusikat ja ma tean, et suurem osa eestlastest meeldib kuulata eesti keeles muusikat ja eks ma tegelikult olen sahtlisse kirjutanud ka ja kes teab võib-olla ühe hetkel ma mõtlen, et nüüd annaks äkki eesti keeles album välja. Aga hetkel, kuna unistused on suured ja tahaks ikkagi maailma näha, et siis see inglise keeles muusika nagu on, aga ma tõesti loodan ühel hetkel ka eestlaste südameid võita ja päriselt, et nemad annaks mulle võimaluse Eesti esindada Eurovisioonil. See oleks mulle, ma arvan, väga oluline teema. Ja, väga äge. See on kindlasti pea iga muusiku soov, aga ma loodan, et me näeme sind üks päev seal laval. Ma loodan ka. Ehk siis välismaale pürgimise soov on sul täitsa olemas. Jaa, või see on olnud juba täitsa noores saadik. No siis, kui ma just alustasin. Et erinevad riigid pakuvad huvi mulle ja eks need esinemised, mis mul siin olid, just see Music Expo Los Angeles, tegelikult ma siis ka samal aastal esinesin Hollandis festivalil ja Hiinas ja see oli nagu väga äge kogemus. Ma sain aru, et ükskõik mis riigis ma olen, aga et see, kuidas inimesed või see publik võtab sind vastu, on kohati väga erinev, aga teistes riikides ma olin ju põhimõtteliselt nobody, ma ei olnud mitte keegi teadnud mind, aga see soe vastuvõtt on see, mis mulle meelde jäi, et see tõmbab tagasi, et sa nagu tahad veel tunda seda või ühel hetkel tahad tunda seda, et need inimesed laulavad sinu laulu kaasa, et see on iga artisti unistus ja see on ka minu unistus olnud väga-väga pikalt. On sul mõni unistuste lavalaud või festival, kuhu sa kindlasti tahab minna? Kas Eestis või siis välismaal? No Eestis on ikka selles mõttes ring peale tehtud, peab ütlema, et eks ikka mingid lavad, kus veel ei ole, aga ma arvan, et neid hetki tuleb, et Eestis on natuke teistmoodi kõik see, need võimalused on teistmoodi kui välismaal. Eks ikka tahab kuskil Wembley staadionil ja ka suurtel staadionite lavadel välismaal esineda, et see on uskumatu kogemus, sest et kui Saku Suurhall andis mulle selle kogemuse, selle suure lavatunnetuse, sa ei saa enam pärast seda nagu ei öelda sellele, et see on äge kogemus, et see tõmbab mingil meelel seest nii õõneks, see on nagu siuke äge, võib-olla natuke närv on ka sees, on ju, aga nii äge, et see jääb eluks ajaks meelde ja suur soov on ikkagi tekitada seda neid hetki ja olukorridega teiste riikide suurtel lavadel. Ja, eks me oleme isegi tundnud Alexela laval seda närvikõdi, kui sealt rahva ees, nii et see on väga hea feeling. Kuidas sa lavanärviga toime tuled? Mis sa enne lavale minekut teed tavaliselt? No nüüd enam seda lavanärvi nii suurt ei ole,
aga jah, kui peaks võib-olla sihuke suuremal lavale minema, nagu ongi Saku Suurhall ja sellised, siis tead, mulle meeldib väga ennast peeglist vaadata. Mul on mingi värk, mul on reaalselt, ma leiaksin teile beebivideo, kus ma reaalselt vaatangi ennast peeglist, olen mingi, oh my god, nii äge, ma näen ise ennast. Ja ma arvan, et see on mingi teema on terve mu elu, see iseenda sisse vaatamine. Et jällegi, kui võib-olla sihuke nagu natuke mediteeriv, et nagu sa vaatadki ennast sinna peeglisse ja vaatad ise endale sisse ja ütled, et ma lihtsalt lähen lavale ja teen seda, mis ma oskan teha. Et, ja panen kõik siia lavale. Et siiestan lihtsalt ise endale, et ma olen valmis selleks. Et, ja ma olen tänulik, et ma olen siin, et mul on see võimalus antud ja lähen lihtsalt lavale. Rohkem mingeid asju ei olegi, mulle meeldib väga. No vahel ma see kätekõõrdus ka teinud, aga et väga hulluks ei ole. Kes su tagala on, sest hästi oluline on, et sul on olemas kindel seljatagune? Minu manager. Ta on lihtsalt imeline inimene hing ja see, kuidas ta minust usub. Ma arvan, et iga artist tahab, et sul on inimene, kes sinusse usub peale iseenda, sest et vahel jääb iseenda uskumisest võib-olla väheks ja sa vajad seda võib-olla pushi kellelgi teiselt ja tema on see inimene. Plus üldse, kes on minuga nüüd töötanud varasemalt, et kõik see albumi protsess ja bänd ja minu perekond, et kes kõik toetavad just seda, mida ma teen ja lasevad seda teha, mis mulle meeldib. Et, aga jah, ma ütleks võib-olla eesjoones minu manager, sest et ta on inimene, kes mu on alati kõrval. Ta on inimene, kes minuga nendel teemadel võib-olla kõige rohkem siis nagu räägib peale minu perekonna. Et tema tugi on üks väga hea tugi. Milline su selline tavaline päev välja näeb? Tavaline päev? Nüüd nagu suvepäev või? No töine päev selles mõttes. Töine päev? No kui see on töine päev, siis no võtan näiteks mingi sügisel kuskil töine päev, nii, siis ma alguses kindlasti lähen kooli, sest et ülikool on veel siin vaja ära lõpetada. Siis kui mul on vaba hetk kas enne ülikooli või pärast, siis ma käin jõusaalis. Mul on selline 1,5 tundi, kus ma võtan täiesti ise endale. Ja siis mul on jalkatrenn, mis ma siis annan kas ühe trenni või 2 trenni järjest ja vahel ka sinna vahele mahub või siis hiljem mahuvad paar ukulele tundi. 1 või 2, et oleneb absoluutselt päevast, aga minu päevad on täiesti erinevad alati, et mulle mingil määral meeldib rutiin, ma nüüd selle avastan enda sees, see on nii naljakas, vahel on ka mingi, wow, okei, mulle meeldib rutiin. Või nagu, et olekski, kõik on nagu sul kirjutatud üles, kõik on lihtsalt selge, arusaadav. Aga nüüd, kui vahel on, näiteks suvepäevad on mul praegu sellised, et mul on hommikul töö ära, sest ikkagi jalkat me teeme suvel ka, hommikul on töö ära ja siis lähen jõusaali ja siis lähen stuudiosse ja teen muusikat. Et suvel on natuke rohkem aega ja siis ma pühendangi rohkem nagu muusika tegemisele ka, sest ma tean, alates seda, siis kui tuleb sügis, siis läheb see asi natuke ulmeliseks, et see graafik lihtsalt läheb väga tihedaks. Aga eks nüüd saabki natukene siin elu muuta ka ja mul siin mõned uued mõtted on ka, mida teha ja kuhu minna ja kuhu proovida. Et ma olen aru saanud, et nii kaua, kui ma olen nii noor, siis võiks nagu igasuguseid asju proovida elus ja natukene ka tulla sellest rutiini elust ära ja proovida seda muutuste või sellist erinevate päevade sükest kombot, et sa kunagi ei tea, mis su elus nagu toimub. Et iga päev on erinev
et sellepärast ma rääkisingi enne, et mulle meeldivad muutused, sest see on praegu mingi asi, mis mul on hakanud meeldima tõesti. Ma uurin siis, et mida sa õpid? Mis ma õpin? Mina õpin rekreatsioonikorraldust. Kohe seletan lahti ka, sest et vahel on inimesed küsimärkid ja okei. Tegelikult asi on väga lihtne, kui kehakultuur näiteks keskendub just sportlasele, kes on siis spetsialiseeritud spordile, siis rekreatsioonikorraldus spetsialiseerub just selle liikumisele, et sa saad inimesed lihtsalt liikuma, et inimene elaks tervislikku eluviisi, käiks looduses, samal hetkel kuna see valdkond on nii lai, mis mulle nagu väga meeldib, sest et sul on võimalus ükskõik millega tegeleda. Sa võid ka korraldada sündmusi või üritusi, on see nii spordi või tegelikult ma võin ka oma muusikaüritusi sellega korraldada, sest et ma saan nii palju nagu nii-öelda haridust sealt, et ma võin ükskõik mis ürituse korraldada. Aga jah, eelkõige on see võib-olla spetsialiseeritud pigem siis sellele liikumisele ja sellele nii-öelda sportlikule viisile. Aga jah, selle ongi see vahe, et kehakultuur on nagu rohkem selle sportlasele, aga mina siis rohkem selle liikuvale inimesele, kes soovibki liikuda, et näiteks kui mul tuleks mingi grupp ja mina näiteks ürituse korraldaja, siis mina viin läbi mingi ägeda mängu või mingi liikumismängu või orienteerimise või matka või mis iganes, et see ongi hästi lai valdkond, et sa võid saada seal füsioks, sa võid saada seal ürituse korraldajaks, sa võid saada seal matkajuhiks, sa võid saada seal ükskõik kelleks. Et sellepärast mulle nagu meeldibki, et ma saan nagu nipet-näpet erinevatest kohtadest ja see kuidagi avatab minu silmaringi. Jaa, rekre on väga äge. Kas sa... Okay. Ma olen lõpetanud selle. Wow, okei, üli äge. Aga kas see oli su esimene valik või oli sul ka mingeid muid valikuid? Tead, see tuli ülilampi. Ma ei tea, mis sul. Ja sama. Mul tuli ülilampi, sest ma ei tea mitte midagi sellest. Nagu mul oli see, et ma teadsin kehakultuurist, mul esimene mõte oli kehakultuur, et okei, läheb proovima. Ma proovisin ka sinna. Napilt ei saanud. Aga mul on hea meel, et ma proovisin rekreatsiooni, sest et ma kuidagi... Ma mäletan, et mu eelmine töökaaslane tuli minu juurde, ütles, et kuule, et ma proovin sellise valdkonna nagu rekreatsioonikorraldus, et äkki proovid ka, siis mõtlesin, mis asi see on ju. Ja siis mulle seletati lahti, mis see on, hakkasin lugema, mõtlesin, et isver kui äge, okei, davai. Nii et, ja need katsed olid ka nagu sellised toredad, et see ei on nagu nii süke, ma lähen sinna ja ma pean nüüd tupima pähe kõik, mis ma nagu oma elus tean, et see oli pigem selline silmaringi küsimused ja siis lihtsalt suhtled nende inimestega, et nii kuidagi vabas vormis ja nagu see rekreatsioon on, et sa lihtsalt vahel lähedki selle grupiga välja matkama ja järgmine kord võib-olla natuke õpite füsioloogiat, mis iganes, et nagu, et see ongi hästi vahelduv ja mulle meeldibki see vahelduv, sest ma ei suuda üldse istuda maas või istuda tooli peal ja lihtsalt õppida teooriat lihtsalt nagu julmalt. Et mulle meeldib praktika ja läbi praktika ma tunnen, et ma õpin palju rohkem mingeid asju selgeks kui läbi teooria. Et sellepärast see väga meeldib ka. Hea aktiivne eriala kindlasti, väga vahva. Jep. Nii, kas me hüppame tulevikku? Hüppame. Okay. Vau, tulevik. Tegelikult rääkides välismaast, siis sa käisid just Itaalias, kui ma ei eksi. Kas on oodata ka Itaaliast inspireeritud laule? Oi, miks mitte? Oi, see oleks täiega äge. Ma tegelikult ei ole selle peale mõelnud, et sa panid mul selle mingi ägeda mõtte pähe. Siis saan pärast rääkida, et jah, ma käisin podcastis ja siis saad sündis lugu. Aga jaa, tegelikult ma olen natuke siin proovinud sellist, ma ei ütleks veel siuke latino, aga ikka see rütmika on midagi muud kui lihtsalt pumm ja tšah, vaata, et see nagu... Et ma ikkagi katsetan neid selliseid tantsulisemaid ka, just selles mõttes, et panna ennast proovile, nagu, et kuidas siis mu mõtted hakkavad nagu tööle, kas üldse hakkavad ja nagu mis suunas. Et see on hea idee. Okay. Ma nüüd näetan selle meelde selle Itaalia. Ma nüüd jään ootama jälle. Itaalia keeles ka siis peaks olema äkki.
kui see on challenge sulle, siis see oleks väga äge challenge. Okei, ma pean kirjutama üles selle endale. Kiirelt nootsid välja. On sulle veel mõni sihtkoht, kuhu sa tahaksid täiega minna? Nagu üleüldse mõttes, okei. Jaa. Nagu kui see on see, et homme istu lennukis, sa ei ise ühtegi kulu katma, siis nagu kus sa minna tahad? Poora. Okei, jah. Ja kuna mulle meeldivad väga veekogud ja ma tegelikult tähtkult kala, see explainib, et mulle tõesti meeldivad veekogud, ma olen täielik veeloom lihtsalt, siis ma ei mäleta, kus see tulnud on, aga vist ka jälle mingid Pinterestid või ma ei tea, mingi see aeg, kus olid väga palju mingid pildid, igalt poolt mingid vacationitest hästi ja siis ma leidsin selle pildi, kuidas need majad olid vee sees ja mõtlesin, uskumatu, mõtle, hommikul sul ei ole probleemi, sa lihtsalt hüppad vette, nii äge. Ja kuidagi siis on tekkinud see, et ma otsisin selle välja, mis see siis on, või mis koht see siis on. Ja tõesti Poora on mingi koht, kuhu ma tahan väga minna. Aga ma tahaksin väga ka Portugali lainetele surfama, et tahaks Portugali nagu just päris lainetele, et hetkel siis Eestis väga nagu laineid ei ole, et siis ma õpingi seda asja niimoodi kaatri taga, aga Portugali oleks päris äge minna nagu just seda lainesurfi veel õppima. Mõtlen, kus veel. No ma arvan, mingi Ameerika mingid kohad. Praegu ei ole väga võib-olla äge sinna Ameerikasse minna, seal on mingid teatud olukorrad hetkel, aga see selleks, eks ikka võib-olla, nagu Ameerika on pigem võib-olla selles mõistes siuke unistuste riik, või ma olen seda tegelikult käinud ka, aga just selle muusika mõttes, kui seal saad nagu asja tööle, siis on ju paganamäge, aga see on veel siuke pikk unistus, et ta ei ole mul siuke esimesel kohal, et ma arvan, et alustada võib ju Inglismaast ja Rootsist, kus on ka väga hea see muusika nii-öelda haridus, et alustada kuskilt sellistest riikidest ja siis vaikselt vaatame, kuhu lähme. Ma täiega soovitan Portugali minna, täiega äge on. Ma olen Madeiral käinud, nii et... Tavai. Ja, räägime natuke hirmudest ka. Hirmud? Mis hirmud sul on, mida sa kardad? Mul on üks hirm. Ja mul on kitsad ruumid. See tuli ühest mingi õuduke filmist, mis ma kunagi nägin. As above, so below, mingi süke film. Ja katakombid ja kõik siuksed asjad. Ja siis nad pidid hästi väikestest nagu... nendest, mis on siuke liivakivi või mis on nendest nagu läbi roomama ja mul reaalselt tekkis nagu, ma ei tea, mis selle foobia nimi on täpselt. Klaustrofoobia. Vist on klaustrofoobia, jah. Et see ei ole mul nüüd nagu ulme foobia, aga see ikka veits tekib, kui peab ikka väga kitsas või kui inimesed on nagu ülilähedal. Et mul nagu veel siukest nagu paanikaolukord ei teki, aga see ei ole väga mugav. Et see ikka vahel nagu ajab endast välja, mul on olnud olukordi, kus sa lähed kuskile festivalile kuulama ja sul on inimesed lihtsalt suruvad sind ja siis sa lihtsalt kuidagi lihtsalt proovid seal panna, mina ei tee midagi, küünanoki kuidagi või kuidagi lihtsalt nagu tekitada seda ruumi, sest et sa tunned, et sul ei ole seda ja see ongi võib-olla minu jaoks ikka natuke foobia värk, et kui sul on see personal space on täiesti nagu võetud ja siis saadki lihtsalt nagu ma ei saa liikuda, ma ei saa hingata, ma ei saa mitte midagi teha, et ja just vaatasin ka ükskord, vist tuli kuskilt TikTokist midagi, et mingi Travis Scotti või kelle mingis esinemisel mingi inimesed reaalselt surevad ära või lämbuvad ära, sest et ongi, kõik on lihtsalt nii koos. Sorry, sellest oli mingi side-värk, mis siia panin praegu, aga lihtsalt see tõi mulle selle kogemuse, mida ma kardan nagu võib-olla kõige rohkem, et see, et inimesed suruvad sind kokku, et sa ei saagi nagu päriselt hingata ja olla. Et mul nii ulmet ja julma kogemust ei ole veel olnud ja ma loodan, et ei tule ka, aga jah, see on mingi võib-olla siuke hirm. Aga kuidas muidu üldse kuidas sina näiteks oma hirmudega toime tuled, sest midagi ikka tuleb elus ette, mis on natuke hirmus? Jaa, oi.
mulle meeldib vahel täiesti, tegelikult see natuke oleneb, mis hirm see on. No jällegi, siin juures tulevad need hingamismeetodid minu jaoks esimese asjana, aga vahel lihtsalt, kui hirm on nagu ikkagi nii suur mingi asja vastu, siis mulle meeldib vahel lihtsalt peata auto, minna kuskile metsa ja lihtsalt karjuda välja enda seest see mingi asi, mis sul siis seal toimub. Sest tegelikult, mis meil inimestel on see, et me tahame kõik alla suruda või kuidagi kinni hoida ja siis mitte nendega tegeleda, aga tegelikult just peaks nagu välja elama ja tegelema ja olemegi lihtsalt mingi, ma tahan seda kuidagi välja saada endast just selle viisil, võib-olla, et ongi, lähed karjud või ma ei tea, purustad midagi, mitte inimesi, kes niimoodi ei, aga nagu lihtsalt ongi, et noh, et sul on vaja kuidagi, ma ei tea, võib-olla välja elada mingeid asju ja samamoodi ka teistpidi, et see leida see hingamine iseenda sees. Et see kindlasti oleneb täiesti hirmust, et ma tõin siin erinevaid aspekte, mis võib olla erinevate hirmudele kasulik ja vajalik, aga noh, et mida võib-olla proovida mitte teha, on see, et suruda alla see hirm ja lihtsalt kuidagi pingesse endaga minna, et siis see hirm ju ei kao kunagi ära. Ja võib-olla ka see, et sellele hirmule otsa vaadata, et mul tuleb siit kohe story, wow. Ma olin umbes 12-aastane ja üks koer pures mind. Niimoodi mul olid, mul on üks, kõrvast on näha, et mul on nagu poolik kõrv, mul oli peas 30 õmblust ja nii edasi, ütleme, et see oli minu jaoks üks väga suur traumeeriv hetk elus, mis ma läbi siis kogesin. Ja peale seda mäletan, et ikkagi ma kartsin koer ikka päris korralikult, ma ei suutnud üldse, mul oli tegelikult endal kodus koer ja väga raske oli. Ja siis ma mäletan, see oli, ma arvan, selline 5 kuud, mingi pool aastat hiljem, tulen koolist bussi pealt maha ja näen, et üks tüdruk on siis ühe koeraga, et see tüdruk oli tõukerattaga ja siis koer oli ta kõrval. Niimoodi kiljub, mõtlesin, et äkki mängib temaga, et tema enda koer. Jõuan lähemale ja tegelikult see tüdruk on nagu paanikas. Ta kardab, ta ütles, et see ei ole tema koer, see koer ei lähe ära. Ja siis mul tekkis see, et nii, Inger, mida sa teed? See tüdruk kardab, ta on sinust noorem ja sa tegelikult mingil määral, sul on ka see hirm, et sa kardad koeri. Ja ma läksingi oma hirmule vastu just selles osas, et ma tundsin seda, et ma ei saa lasta sellel tüdrukul üksi minna koju ja ma saatsin selle tüdruku niimoodi koju, et tüdrukul ühel pool ja see koer teisel pool ja ma lihtsalt kõndisin ja ma mäletan, ma olin nii tardunud, sest et see tõmbab ikkagi veitsin nagu hinged kindlasti, kui sa tead seda valu, kui sa oled selle läbi elanud ja kogenud, siis sa ei taha seda uuesti tunda, sest et see on juba see, et mis siis saab, või sa juba mõtled oma peas ja püüad rahustada maha, et ei, kõik on hästi, see koer lihtsalt kõnnib sul kõrval. Ja ma saatsin selle tüdruku koju ja sain ka ise koju. Ja ma mäletan pärast seda nagu olin õnnepisaratest, ma sain aru, et see oli mingi ületus minus endas, millele ma siis nagu otsa vaatasin. Ja nüüd ma ei karda nagu üldse koeri, et see on olnud siuke pidev protsess, aga sai algus sellest, et ma lihtsalt elu pani sulle nagu face it, mis sa nüüd teed, see on sinu valik. Ja ma valisin selle valiku, et minna hirmule vastu. Jah, väga hea lugu jällegi. Ma arvan, et me õpime siit kindlasti midagi. Aga me oleme jõudnud eesmärkideni. Kindlasti sul on palju eesmärke. Kas sa saaksid meile tuua äkki mõne näite või top 3, mida Inger kindlasti ära teeb? Top 3, mida Inger kindlasti ära teeb. See on see pärast saab järgi kuulata selles mõttes. Paari aspekt mingi, wow, okei. Esineda rohkem välismaalavadel. Anda välja täispikk album.
No nii. No nii, see on juba tegelikult protsessis. Jaa. Esindada Eestit Eurovisioonil. Okei, väga hea. Mulle tundub, et need said inspiratsiooni tänasest vestlusest, aga väga hea, mulle sobib. Aga me hakkame jõudma lõpupoole. Ja selleks, et seda podcasti natuke seostada meie konverentsi selle aastase teemaga, milleks on siis Just mina muudan maailma, siis me oleme siia lõppu loonud sellised 3 küsimust. Ja esimene küsimus kõlaks nii. Mida teed täna, et muuta maailma paremaks? Ma olen inimeste vastu hea. Ma hoian oma keskkonda. Ja ma olen iseenda vastu aus ja ka teiste vastu aus. Et ma arvan, et need on need 3 aspekti minu jaoks, mis on hästi olulised. Ja see keskkonnateema on minu jaoks nüüd siin paari aastaga oluliseks teemaks saanud. Kuna see on ka väga tugev teema, mis meil siin käib, siis aidata kaasa sellele inimesena on üks väga oluline samm. Jah. Kes on täna sinu suurim eeskuju? Minu suurim eeskuju olen mina ise, sest ma valin alati eelkõige iseenda. Ja ma arvan, et iseenda protsessi või seda, kus sa oled tulnud ja kuhu sa tahaksid minna või kus on soov minna, kuhu on soov jõuda iseendaga. Ma arvan, et see peaks olema võib-olla ühele inimesele kõige inspireerivam aspekt, et sa valid alati iseenda, sest et see on sinu teekond, see on sinu rada ja inimesed tulevad ja lähevad ja see on okei, aga sina ikkagi ju keep swimming. Väga hea vastus. Ja kui sa peaksid noortele soovitama midagi, kas siis raamat või podcast või film, mida vaadata, siis mis sa soovitaks? No podcastina ma soovitaksin mingit meditatsiooni podcaste. Ma nüüd issand kõike peast ei mäleta. Pean need uuesti juurde vaatama. Filmina, minge vaadake Elvist, ma just käisin vaatama, see on üliäge film. Lihtsalt võib-olla siuke film, mida ma just nagu nägin, et siis see kõige rohkem nagu meelde. Plus ka Pursuit of Happiness. See on üks vanem film, kus mängib siis Will Smith koos oma pojaga. See on lihtsalt nii ilus film. Ja mis veel? Mis on veel, raamat või? Jah. Raamat. Why We Sleep. Sest et see on ka raamat, kus mina olen praegu, millega ma praegu siin tegelen ja loen, et väga palju saab iga päev teada, kui palju on vaja tegelikult magada ja eks pean mainima, et see ei ole ka minu elus hetkel nii kerge saavutada, sest mulle meeldib olla ööinimene ja muusikutele ka vahel need ideed tulevad öösel, aga läbi selle raamatu ma olen hakanud palju rohkem ennast nagu parandama just selle magamise osa poole pealt, nii et soovitan seda ka lugeda. Aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Ja aitäh, et mu lugu jagasid. Ja aitäh kuulajatele. Ja hoidke iga neljapäev meil silma peal, sest iga neljapäev tuleb uus episood ja me jääme siis Ingeri uut loomingut ootama.